Yes! Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma ustava karavan Molliga sõidame me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitame, kuidas päriselt autos igapäevaelu käib ja avastame eepilisi kohti, nii et kinnita turvavöö ja ühine meiega, sest sellest tuleb üks vinge seiklus. Mis augud siin? Mida sa augud? Mina augu kellegi teise akna all. Palun. Kus omanik on? Said aru, et meiega pole mõtet? Meiega pole mõtet norida. Or do you wanna be a reindeer? Siis saks, minu potas kulub. Et nii saks, Märdi potas kulub. Täna on siis 5. päev. Teen ujumist. Üritan siis ikkagi iga päev teha kuni Eestini välja. Täna lubas äiksetormi muidugi ja läheb külmemaks kõvasti. Aga ma loodan, et see veetemperatuuri ei kõiguta. Sandrat see kõigutab kindlasti. Ma ei taha minna. Juba ei taha. Miks? Mida nüüd? Peale veidikest enesesundimist sai Hans siiski värskendava supluse tehtud. Oli aeg karavanile hääled sisse lüüa ja edasi Kreekat avastama asuda. Panime siis tee äärest piistu mõned apelsinidele, mõned ehk päris palju, sest et seal oli neid väga palju. Ja teeme kohe teist testi. Hans koorib apelsini. What? Ei tulnud vist väga hästi lahti üksteise küljest. Ma ala seda küll. Äkki nüüd on mahla apelsinid. Äkki on mala apelsinid. Räigelt mala seda. Palun veel kuidagi, kui saad. Aga neil kõigil on see südamik on sees siin keskel. Ekstra apelsinid apelsini sees. Approved. Pole siiani ühtegi sükast apelsini on, nagu meil ostad Eestist, siis on mingi pool on kivi. Mõned on, mõned ei ole. Kive pole küll olnud, jah, mitte ühtegi. Teeme veel või? Tõme väikse või? No. Tundub, et see teine oli mandariin hoopis. Mandariin. Ja ma ei tea, no. Äkki on väike apelsin? Ei, ma ei usu seda. Miks see? See on mandariinu maitsega. Nii erinev. Millest? Apelsinist või? Ma ei tea. Ja, võib-olla oli harjumatu peale. Aga on hästi pehme. Aga samamoodi hästi juicy, mahlane. Very good. See on niimoodi pigistad siis. Ära pigista. Võite pigistada. Oli isegi näha. Aga me ei tulnud siia mandariine teema, apelsine. Meie tulime muuseumisse. Ma ei tea, palju see pilet siin maksab, nii et kas me üldse sisse lähme? Lähme vaatame. Sest see veebileht oli siuke, et said valida inglise keel, siis võtsid menüü lahti, see oli kõik kreeka keeles. Lähme vaatame järgi. See kõik nii tühi, ma ei saa aru, kui minema peab isegi. Kas üldse lahti on? 4 eurot on piletis. Selle võib ikka maksta. Me saime Lambist muuseumisse tasuta sisse. Onu küsis, kas me oleme õpilased. Ma täiesti Lambist oli mingi, Hanson, mina ei ole. Me ei ole mingi. Onu ütles mingi, no, see on tasuta teile. Mingi. Aga mu selja taga esimesed asjad, mida me vaatama hakkasime, on mingid põrandamosaigid, mis on 3. sajandist pärit. Siin on enamik asjad kuidagi mingite perioodide kaupa ära jagatud. Ja siis ma pidin natuke guugeldama, sest ma Kreeka ajaloost nii palju ei tea. Hästi paljudel on niisugune nagu Hellenistic period, mis on siis aeg 300 aastat kuni 30 aastat enne Kristust. Ehk siis need asjad on üle 2000 aasta vanad. Kõik, millel on Hellenistic period. Siin on igast mingid sambad, mingid sambalaadse asjad. Ja näiteks see kuju siin on 2. sajandist pärit. Ehk siis see on üle 1800 aasta vana,
mis on minu arust päris crazy, sest et see näeb välja nagu nii ilus. Kuidas on miski, mis on mingi paar tuhat aastat vana, nii hästi säilinud, aga tundub, et kivi säilib hästi. Ja siin on näha siis mingid kujukesed ja asjad, mis on seotud nagu teatriga. Sain aru niimoodi, et seal peaks olema siuksed nagu pileti moodi asjad, nad näevad välja nagu õhukesed mündid või mingid sellised. Ja see tundub nagu mask. Midagi, mis kasutati, et mingit nagu etendada midagi. Kõik need väiksed kujukesed siin on ja pead. Selles muuseumis on siis Eliisi regiooni väljakaevamised igast. Need olid enamjaolt enne Kristust. Yeah. Mõned olid ka nagu peale Kristust hästi vähesed asjad. Kõige vanemad asjad olid 100 000 aastat enne Kristust. 100 000 aastat enne Kristust. Ma ei tea, kuidas? Ma ei tea. Need olid mingid kivid. Need olid kivid. Ma ei tea. Jah, minu kui mitteprofessionaali silm ei suutnud eristada väga, et need oleks mingid tööriistad olnud. Aga võib-olla olid. Eliisi regioon on selle poolsaale lääne kaldal suht väike ala, aga siit on päris palju siis asju leitud. Nüüd me lähme iidsesse Eliisi teatrisse. Ehk siis see ei ole tegelikult nagu teater, vaid see on nagu arheoloogiline jäänus mingist teatrist. Eliisi teater ehitati umbes 400 aastat enne Kristust. Võib öelda, et tänase päeva jooksul nägime me väga palju iidseid kive. Oli tore uudistada ja õppida Kreeka ajaloo kohta. Sõitsime veel veidike mööda pisikesi teid, kuni lõpuks leidsimegi enda tänase ööbimispaiga. Pea ära. Tere hommikust. Eile leidsime siis siukese ilusa koha ja avastasime, et see tõesti ei ole Park Fortnite ära märgitud. Siin ei ole muidugi mingi maailma kõige ilusamad vaated, aga me oleme ikkagi ühes ängis. Aga sellest see on väärt koht. Väga vaikne oli. Isegi koeri polnud kuulda. Paar autot sõitis õhtul, aga need ei häirinud. See müra ei olnud nii suur. See autotee jookseb rohkem sealt kõrgemalt mäe pealt läbi. Ainuke asi, mida kuulda oli siis seda veesulinat. Aga ma siis hetkel mõtlesin, et teen mõned pildid sellest kohast, et saada siis postitada Park Fortnite'i ja saame enda esimese Park Fortnite'i koha. See, mida me oleme püüdnud juba päris mõni nädal. Aga nüüd me saame auga öelda, et see on tõesti meie esimene Park Fortnite'i koht. Kuna ma olen selle juba videosse võtnud, ma olen vist piisavalt invested. Enam tagasiteed ei ole. Küll, teeme siis selle ujumise ära. See vette astumine oli reaalselt valus. Kui eelnevad päevad ma olen läinud vette, olnud jalgadega sees, harjunud ära ja siis läinud sisse, siis täna on see vähe keerulisem. Vist tuleb šauh sisse minna, piinelda, siis ma olen rahul ja võin välja tulla. Mul jookseb 100 sipelgat näost praegu. Võib-olla oleks pidanud rohkem sundima ennast. Võib-olla peaks round 2 minema. Crazy. Yes!
see oli külm. Pole midagi öelda. Aga ma sain enda hingeldamisest üle ja suutsin täie mõistuse juures olla. It's so hot now. Nagu oleks kõrvetanud ennast. Aga hästi, ma olen uhke enda üle. Ma tahaks sauna. Näe, Sandre, mis ma omast leidsin. Mis see on? See on üks 100 000 aastat vana tööriist enne Kristust. Jah, ma olen sama arheoloogiline leid. Jah, täiesti uskumatu. Siin maasõdeleid nüüd päris mitu. Päris külm oli ujuda. Oli jah? Ja, see on kõige külmem vesi üldse. No, see on mingi voolav jõgi, nii et mida sa otsad? Kas sa tuleksid varbaga katsuma seda vett? Ei. Et garanteerida, et see on külm vesi, et ma ei valeta teistele inimestele. Ma usun, et see ei ole. Sa usud, jah? Aga äkki vaata. Mingi Magnus 667. Magnus 667 ütleb, et paneb dislike'i ja ütleb, et see on Kreekas, seal ei ole külma vett. No, las paneb siis dislike'i, kõigile ei saagi meeldida. Hommikused toimetused said tehtud ja nüüd kell on tiksunud juba poolde päeva. Aga see tähendab seda, et võiks nüüd edasi avastama minna ja lähme ühte väga erilisse linna, millel on väga suur mõju maailmale tänapäevani. Kujutate ette? Mis see pilet ütles? Minu pilet ütleb, et ma olen alla 25-aastane. No sa näed ka välja, sa näed välja 16. Ma näen väga väike välja tegelikult. 16. Aga tegelikult oli see, et me natuke saime enne teada, et kuni 25-aastastele Euroopa nagu noortele on siis tasuta sissepääs sellesse kohta. Nii et mu paps ütles, et keegi küsisin mingit toki, aga midagi ma ei mis mingi, ma olen 25. Ja siis ta oli mingi, teil on tasuta, ma mingi, oh my god, nii lahe, ma ei teadnudki. Vahest võib natuke nooremaks ka ennast valetada. See on 1 aasta. See on 1 aasta, halloo. Mul 1,5 rohkem isegi. Oleme jõudnud kohta, mida võiks teada iga sportlane või ka tegelikult iga inimene. Siit on alguse saanud kuulsad spordimängud, kuhu iga sportlane tänapäeval väga saada tahab. Me oleme jõudnud iidsesse olümpiasse. Iidsest olümpiast on alguse saanud olümpiamängud, mida peeti siin iga 4 aasta tagant alates 8. sajandist enne Kristust kuni 4. sajandini peale Kristust. Need taastati ülemaailmselt 1894. aastal rahumeelse rahvusvahelise tippvõistluse ideaali auks. Enne olümpiamänge oli see koht veel Kreeka jumalat Zeusi kummardamise ja ülistamise paik. Just tema auks korraldatud festivalil olümpiamängud alguse said. Minu selja taga asub siis maailma kõige esimene olümpiamängude staadion. Ja Hans, mis sa arvad, kas sa tahaksid teha siin ka ühe jooksu? No ma ei ole varem olümpiastaadionil jooksnud, nii et miks mitte? Saab bucket listist ühe linnukese panna siis. Pole ammu jooksnud ka, ma raudselt vormist väljas. Davai, tähelepanu, valmis olla ja läks! Siin Heera altari ees süüdatakse enne igat olümpiamängu siis olümpiatuli, isegi mitu kuud enne olümpiamänge ja kantakse siis edasi, kuni see jõuab olümpiamängudele ja põleb seal terve olümpiamängude aja. Mõne inimese jaoks on siin nii palju avastusi ja asju, aga meie jaoks see näeb välja nagu hästi palju kive. Igal pool on kivid. Okei, tegelikult mõnest asjast saab ikkagi aru, mis siin on, aga mõni lollika ei ole.
siin oli ilmselt mingi maja. Aga mõnest kivist ei saa. No siitpoolt ma ei saa mitte midagi aru, mis siin on. Siin on lihtsalt tunnikive. Äkki nad on leitud ja siis pandud lihtsalt siia järjest niimoodi. See ei ole otseselt mingi ehitus, ma arvan. Võib-olla tõesti. Äkki siin oli siuke võistlus, kes saab üle kivi kõige paremini hüpata. Takistusrada on selle nimi. Kuna siseeksponaadid olid talvehooajal avatud vaid 15:30, siis jõudsime vaid osale pilgu peale visata ja juba oligi aeg uus rand ööbimiseks välja valida. Kas tahad teada, kuhu seiklused meid järgmisena viivad? Kui jah, siis pane meie lehele subscribe ja jää ootama uut osa.